Tere õhtust kõigile ja tere tulemast tagasi Parabellumisse. Täna õhtul käsitleme ka veidi satelliidiga seotud küsimusi ja muud sellist, sest selleks, et selgitada, mis juhtus Konstantsas, on mõned tegurid, mis ulatuvad droonidest kaugemale. Räägime sellest, sest sama asi tuleb ka Euroopas GPS-iga. Spoofing, segamine ja muu selline. Ütleme nii, et on mõned huvitavad asjad, mida ma olen märganud, millest traditsioonilised meediaväljaanded ei räägi ega ole tähele pannud. Näiteks öeldakse, et see on Magura droon, aga see on üks eriline variant, mis seletab paljusid asju. See seletab ka sündmuse mitte juhuslikkust. Enne kui sellest räägime, tuleb 10 minuti pärast kohale Barbato ja peaks saabuma ka bussi. Alustuseks räägime valimistest Armeenias. Nüüd ütlevad kõik, et tegemist on Euroopa-meelse parteiga, aga see on juba veidi liialdus. Ütleme nii, et Armeenia poliitika on mitmel põhjusel muutunud. Neile, kes elavad Marsil. Aserbaidžaan ja Armeenia on omavahel sõdinud juba 40 aastat. Nagorno-Karabahi küsimuse pärast, mis on väike koridor, maatükk, mille pärast on juba pikka aega vaielnud. 2023 aastal suutsid aserid väikese pealetungiga armeenlased välja tõrjuda. Siil olid Vene väed, kes pidid sisuliselt vahele segama ja tagama, et midagi ei juhtuks. Sest Armeenia kuulub ikkagi kollektiivse julgeolekuleppe organisatsiooni. Seega on tal sõjaline liit Venemaaga. Nüüd me kõik teame, et Venemaa on mujal hõivatud. Ja tõenäoliselt hindas ta, et aseeride ja armeenlaste vahele sekkumine, keda toetavad türklased, polnud tol hetkel midagi, mida nad oleksid saanud teha. Ja seega sisuliselt nad ei teinudki midagi. Sellest ajast alates otsustas Pashinyan hakata otsima alternatiive. Ja üks neist alternatiividest oli Prantsusmaa toetus, millega neil on ajalooliselt palju seoseid. Sest prantslased võtsid juba 20. sajandi algusest vastu palju Armeenia pagulasi ja nii edasi. Mis nüüd hõlmab ka sõjalist toetust ja nii edasi ja nii edasi. Ja loomulikult Ameerika toetus, mis puudutab sõjalist abi, kokkuleppe väikese koridori kohta, võib olla ka nende poolt tagatud. Nii et jah, see on kindlasti eemaldumine Venemaast, aga tema peab mängima mitmel rindel, sest on siiski ebatõenäoline, et ta saab suurt abi, kui midagi juhtub. Kindlasti teine partei, mis sai umbes 25% häältest, on üsna tuntud oligarh, kellel on palju sidemeid Moskvaga. Samal ajal kui Pashinyan ei saanud üle 50%. Nii et selles on kindlasti olemas tahe hoolimata sellest, et Vene telekanalid ja Putin ise on saatnud palju hoiatusi. Muide, minu arvates jäi tal ka midagi kahe silma vahele. See tähendab, et Putin andis intervjuu, kus ta ütles, et sõda Ukrainas toimus just selle pärast. Lähenemine läänele, mis on natuke erinev sellest NATO laienemise jutust ja nii edasi. See oli hoiatus, nagu öeldakse. Olge ettevaatlikud, sest kui te liiga lähedale tulete, võite lõpetada nagu Ukrainas. Seda leiate internetist, ta ütleb seda otse välja. Kindlasti ütleb ta seda ilma suuremate probleemideta. Seda ütles ka Vene televisioon erinevates saadetes, igatahes. Armeenlastele anti igasuguseid hoiatusi, et nad hääletaksid õigesti, eks, nagu öeldakse. Tegelikult hääletasid nad täpselt nii, nagu ise tahtsid. Ja see on ikkagi valitsus, millel on küll enamus, kuid tal on sisemisi probleeme. Miks tal on sisemisi probleeme? Sest selleks, et aseridega rahu saavutada, loobus ta praktiliselt Mägi-Karabahhist. Ja loomulikult on opositsiooniparteisid, kes just selles küsimuses talle ette heidavad, et ta on olnud liiga järeleandlik. Muide, aserid nõuavad ka Armeenia riigi põhiseaduse muutmist seoses.
just sellega, et Mägi-Karabahhi mainitakse põhiseaduses kui nende territooriumi ning nad tahavad selle muutmist. Ütleme nii, et tema sattus olukorda, kus venelased ei taganud midagi, venelased ja lääneriigid aitavad sind väljaspoolt, aga ärme teeskle. Kui aserid peaksid sisse tulema, siis prantslased ega ameeriklased ei saadaks sinna oma mehi. Nad aitaksid kõige rohkem Armeenia armeed, nagu nad juba teevad, relvastuskomisjonide ja nõulikega. Aga Armeenia armee ei ole võimeline võitlema, vähemalt mitte vastu astuma. Praegu aseride vastu, keda toetavad türklased. Seega peab ta mängima mitmel rindel ja püüdma säilitada ning tugevdada oma positsiooni. Ütleme nii, et hoides Venemaad vaos, lootes sellele, et Venemaa on niigi juba piisavalt oma asjadega hõivatud. Seega peab ta mingil määral vastu tulema aserite Türgi nõudmistele, et püüda aega võita. Ta ei taha piire lõplikult paika panna. Üks kord ja lõplikult ning sellega ongi kõik. Seega on huvitav näha seda pööret või kinnitust, sest siiski Pashinyan, hoolimata sellest, et ta kaotas Mägi-Karabahhi, kinnitati uuesti ametisse. Võrreldes teise parteiga sai ta ülekaaluka enamuse, kui arvestada, et tal oli 52–56% ja teisel parteil 23–25%, midagi sellist. Seetõttu valisid nad kindla suuna. Eks me näeme, kuidas läheb. Ma ei usu, et venelased eriti sekkuma hakkavad, kuna neil pole selleks võimalust. Nad küll proovisid natuke ähvardasid varjatult, aga sellega asi piirduski. Tuleme nüüd hoopis Konstantsa teema juurde, sest on huvitav märkida mõningaid ideid ja detaile sellest loost. Ma olen näinud palju arutelu selle Ukraina trooni üle, mis sinna sattus. On kaks asja, mida ma olen näinud, mida keegi pole üleski artiklis ega mujal maininud. Esiteks, see oli Vene korvet, mis tegeleb elektroonilise sõjapidamisega ja mis oli enam-vähem selles piirkonnas. Tõenäoliselt oli sellel peal KT-25 süsteem, mis on mõeldud segamiseks, raadiosignaalide, interneti ja EMS-te häirimiseks. Ja teine asi on see, et droon, ma panen selle sisse. Ivan, droon, mis sisenes Konstantsasse ja mis oli Ukraina droon, oli seal konkreetse missiooni jaoks. Mitte Konstantsase sadamas, vaid Konstantsase sadamate läheduses. Ütleme nii, et ta jahtis koos veel 3 drooniga, vähemalt nii palju me teame, laevu, mis kuuluvad varilaevastiku nimekirja. Okei, ma rääkisin ühest konkreetsest laevast, just seda nad jahtisidki. Vene laevadel on tavaliselt palju elektroonilise sõjapidamise seadmeid, isegi varilaevastiku laevadel. Me teame seda, sest eelnevatel kuudel on mõned Soome pardalevõtmised näidanud, et Vene laevadel olid elektroonilise sõjapidamise seadmed isegi tsiviilotstarbelistel laevadel. Ütleme nii, et see ületas kaugelt seda, mida tavaliselt oodatakse. Teine võimalus on Krasuška, mis on veel üks Vene segamissüsteem, ja võib ulatuda kuni 300 kilomeetrini. Seega võib see tegutseda ka Krimmist või Krimmi tipust, mis ei ole nii kaugel. Vähemalt nii väidavad ka Rumeenia allikad. Huvitav on see, et nad jahtisid seda Safin Helena, kes on üks neist laevadest. Neid oli 4 või 5. Mis on selle loo peamine mõte? Ukrainlastel ei oleks mingit huvi oma drooniga rünnakut teha, sest juhin teie tähelepanu ühele asjale. Jah, see on Magura droon, vähemalt üks variantidest. Aga pange tähele, et droon, mis kinni jäi, mis muide ähvardas plahvatada keemiliste komponentide lao lähedal, oleks tekitanud veelgi suurema plahvatuse. See ei ole tüüpiline droon, mida näeme, kui guugeldame Ukraina droone. Kas te ei märka midagi erilist? Miks sellel Magura droonil on umbes 5, 6 või 7 antenni ja erinevaid repiitereid? See oli juhtdroon.
See oli droon, millega teised droonid olid ühendatud. Umbes nagu Ukrainas kasutati mõnikord suuremaid droone signaali kordamiseks teistele droonidele. Nüüd, kui ukrainlased peavad rünnaku tegema, sest keegi ütles. Valelipu operatsioon, nii nad alustavad 3. maailmasõda. Aga miks ma peaksin kasutama oma juhtdroon? Ma ei kasuta oma juhtdroon, mis juhib teisi ja toimib raadiosillana. Ma saadan sinna ühe alluvatest. Pange tähele, kreeklaste poolt leitud droonil ja teistel selle tüüpi droonidel, mille venelased Krimmis kätte said, ei ole sellist varustust külge pandud. Kui sa selle drooni ohustad sa ka suhtlust. Sa ei saada sinna juhtdroon. Välja arvatud juhul, kui juhtdroon, mis tegelikult hoidis peamisi signaale ja edastas need teistele droonidele, mis töötasid, ongi see, mis spoofi ohvriks langes. Nad blokeerisid selle signaali, võtsid juhtimise üle ja kuna see droon juhtis teisi, siis nad võtsid selle üle. Teised droonid ei saatnud ega saanud signaale, nad said ainult sellelt droonilt. Nii et kui ma teen spoofingut, siis ma teen spoofingut peamisele signaalile, mis oli juhtsignaal. Polnud mõtet proovida teisi üle võtta. Nii et see lükkab juba täielikult ümber idee, et ukrainlased üritasid saata drooni Ukrainast Rumeeniasse, et korraldada mingisugune rünnak. Nüüd selgitame selles loos üsna keerulisi asju. Ma helistasin Ivanile. Väga hea, tere õhtust kõigile. Palun, räägi edasi. Mina andsin lühiversiooni, aga loogiliselt võttes saab aru, et kui ma pean midagi ründama, siis ma ei kasuta oma juhtdroonit. Selle eesmärk on jääda taha ja olla teistele sillaks. Ei rohkem ega vähem. Sinu selgitus on nagu alati täiuslik. On paar detaili, mida lisada. Esiteks, sinu viide juhtdroonile on täiesti õige. Seda tehnikat kasutavad sageli ukrainlased, aga ka venelased, kuid peamiselt siiski ukrainlased. Sest kui on tugev segamissignaal, siis kui on olemas kordaja, mis on sisuliselt mobiilne kordaja, saadab operaator signaali kordajale, mis seejärel selle edasi suunab. Nii et sa tabasid selle asja täiesti õigesti ära. Kõik need kuplid, mis seal on viimased ukrainlaste tehtud lisandused, sest igaüks neist suudab häirida kindlat sagedust. Nii et tihti näeme neid ka kaasas kantavates seljakottides. Sõduritel on need, eriti droonilennutajatel, nad kannavad neid kaasas, et luua kaitsekuppel enda ümber. Segamissignal ja antud juhul oli see tõenäoliselt ühendatud ka spoofinguga, segamissignaali tekitatakse antennide abil. Okay? Nii et need droonid, olgu nad siis merel, maismaal või FPV droonid, aga ka maismaa droonid viimasel ajal saavad põhimõtteliselt GPS-signaali. Signaal jõuab aga maale väga nõrgalt. Seega, kui on olemas tugev antenn, mis vastu töötab, suudab see signaali katta ja seega selle segada. Aga selles olukorras on veel üks tehnika, mida inglise keeles nimetatakse meeconinguks. See tähendab, et ei tegutseta antennist lähtudes, vaid alustatakse vastuvõtjast. Tõenäoliselt tehti selles olukorras just nii. Ma ei suutnud seda sulle e-posti teel saata, aga hiljem paneme selle sinu kogukonna jaoks üles. Juba on olemas mõned raportid, eriti Rumeenia kohta, sealhulgas üks Spire 2025 raport, mis selgitas, et kogu rannikul, eriti Konstantsa piirkonnas, olid Vene antennid. Näe, vaatame, näitame sinu kogukonnale midagi väga praktilist. See siin kannab nime Mango ja on väga väike vidin. Okay. See on ruuter täpselt samasugune, nagu meil kõigil kodus olemas on. Mida teeb ruuter? See võtab interneti vastu fiiberoptilise kaabli kaudu või kellel on muud süsteemid, näiteks Starlink või midagi sellist. Ja siis jagab ta selle kõigile seadmetele, kõigile arvutitele ja telefonidele, mis meil meie süsteemis on, meie kohalikus võrgus, mida nimetatakse LAN-iks. Kui meil on selline seade, siis kasutame seda küberjulgeolekus sageli signaali katkestamiseks. Mida see teeb? Siin on universaalne väga lihtne asi.
hetkel, kui sa paned sellele operatsioonisüsteemi nimega Pineapple, mida see siis teeb? Sa püüad kinni signaali, kujutame ette, et oma kodus, eks. Nii et me püüame kinni naabrite signaali. Sel hetkel me teame, mis on naabri ruuter, mis selle nimi on ja mis on selle IP aadress, eriti kui see on vana ruuter. IP aadress V4, V2, siis on see palju lihtsam. Ja siis lisame veel ühe asja, nimelt selle väikese antenni. See siin on just 2,4 GHz. Kui ta järgmisel korral oma Wi-Fi seadeid muudab ja teine ühendub sellega, siis järgmisel korral ühendub ta selle asemel selle uuega, mitte oma originaaliga. Kui antenn on võimsam, suudad sa selle alla suruda. Mida sa siis teed? Siin tulebki mängu spoofing. Mida sa teed? Kas oled selleks midagi ette valmistanud? Oled loonud olukorra, mis on sisuliselt kloonitud, väga sarnane sinu naabri omale. Selles olukorras viime tsiviilmaailmast üle sõjaväelisse maailma. Nii et kas sa surud selle alla ja ootad, et tema see signaal prooviks uuesti ühenduda, nii et sa püüad kinni ja teed midagi, mida ameeriklased nimetavad vahelt sekkumiseks. Sa asetad end vahele ja püüad kinni, saatjalt vastuvõtjale. Mis toimub? Nemad ütlevad man in the handshake, ehk siis käepigistus. Sa annad selle, paned ta uskuma, et oled ruuter, antud juhul drooni ruuter, ja asetad end vahele. Ja sel juhul annad talle teised koordinaadid. Väga tõenäoliselt juhtuski just see. Nii et kogu rannikul mitte ainult venelaste tugevad antennid, mitte ainult paadid ja väikesed paadid, vaid tõenäoliselt on seal ka üksusi, isegi liikuvaid kui vaja. Selline väike antenn suudab jõuda 10, 20, 30 meetri kaugusele, aga suudab läbida ka seinu. Nii et see on üsna hästi tehtud asi. Kui see ostub võimsama, suudab see spektrit laiendada. Nii et näiteks kui sa viitasid nendele 30 kilomeetrile täiesti õige, seda saab teha võimsa statsionaarse antenniga. Aga selles piirkonnas oli üks Vene korvett. Kuna viimasel ajal on ukrainlased avaldanud videoid, kus nad tabavad laevu ja nii edasi, siis olid seal 5 laeva varilaevastikust, mis siis aeg-ajalt sisenevad ja väljuvad varjulaevastikust, sest nad vahetavad omanikku, riiki ja nii edasi. Venelased saadavad neid enam-vähem, ütleme nii, et nad hoiavad end läheduses ja võivad paigaldada selle KT-25 või Krasuha, mis tegutses rannikult, sest igaüks neist peegeldab teise signaali, tühistab teise signaali ära. Need signaalid kattuvad praktiliselt. Ukrainlased ei kuule enam drooni signaali ja nad võivad sekkuda teise seadmega, millel on tugevam signaal. Isegi kui sellel oleks tehniliselt väiksem ulatus, sest see on rohkem kohalik. Näitan teile veel erinevust drooni vahel, mis jõudis lõpuks Konstantsasse. Tüüpilise Magura 5 drooni vahel. Nagu näete, tüüpilisel Magura 5 drooni ei ole kõiki neid kordajaid ja muud sellist. Tavaliselt on tal 1 või 2 varuseadet, mõned kaamerad ja muud sellised asjad. Nii et need on väga erinevad. See oli juhtdroon ja keegi ei saada lihtsalt niisama oma drooni. Saadetakse juhtdroon, et seda asja teha. Kui sa tõesti pead seda tegema, kui tahad korraldada valelipu operatsiooni, siis hoiad juhtdrooni kaugemal ja saadad teised droonid silla. Probleem on selles, et juhtdroon on see, mis saab signaali ja edastab seda edasi. Nii et kui keegi end vahele sokutab, siis just see droon võetakse kinni. See on tüüpiline probleem, mis tekib siis, kui tehakse juhtimise või info tsentraliseerimist. Kui nad selle üle võtavad nad kõik üle, mitte üksikuid. Täpselt nii. See asi läheb edasi. See asi on väga huvitav, sest kui me vaatame ka see, et marsruut oli talle juba ette määratud ja teda juhiti, näitab, et kui nad olid kontrolli üle võtnud, teadsid nad enam-vähem, kuhu minna. Ma lisan siia veel ühe teguri, mis minu arvates on oluline. Miks kogu see segadus Rumeeniaga? Just nimelt sel perioodil, mis on taba erinev sellest, mis eelnevatel aastatel juhtus. See tähendab, et droonid, mis sattusid kas eksikombel või vahelt püüdmise tõttu Rumeeniasse, see on tõsi, viimase 2 aasta jooksul sattusid droonid Rumeeniasse. Aga venelaste poolt ei olnud see tahtlik, et kahju tekitada. See on väga erinev sellest, mis juhtus mõne nädala takuse drooniga, mis tegelikult lendas järgides marsruuti, maastikku ja nii edasi ja läkski. Muide, mulle juhiti tähelepanu 2 konkreetsele asjale. Öelge teie, kas see on juhus. Aga kui mina panen palju punkte järjest, see linnaosa, kuhu see Vene droon Rumeeniasse kukkus, kuidas selle nimi on? Aitäh!
Ma ei mäleta nime, aga keegi kindlasti teab seda, kuid tundub, et ta oli kuulus Ukraina kangelane 17. sajandist. Huvitav, eks? Just nii, see lõpebki Galatis. Täpselt selles linnaosas, mis kannab selle kangelase nime. Ma arvan, et nad olid kasakad 1700 aastatel. Huvitav lugu. Teine asi on see, et just Ivan Mazepa, õige linnaosa nimi on Mazepa ja see tulebki sellest. Näed, need asjad on huvitavad, eks? Juhuslik. Teine asi, mis on veelgi tähtsam, on see, et rumeenlased alustavad Neptuuni projekti, mis on sisuliselt tohutu gaasimaardla kasutusele võtmise projekt nende enda ainukasutusalal. Täpselt selles piirkonnas, otse Konstantsa ees ja juhuslikult võib see olla neile hoiatus, nagu öeldakse, jäta see sinna paika. Sest kui droon suudab sadamasse sattuda, siis kujutage ette, kas me ei suudaks tabada mõnda kaevandamisrajatist. Muidu ei saa sellist ähvarduste kiirenemist kuidagi seletada. Siin on Konstantsa ja siin peaks käivituma Neptune Deep, mis on tohutu projekt, väga suur maardla, mis muide Aitaks Euroopat väga palju. Jutt käib 10 miljardist kuupmeetrist aastas, alates 2027. aastast. Kas see on juhus? Kõik see kokku, minu arvates, kui on 2, 3, 4 asja, mis kokku langevad, ma ei usu enam eriti juhustesse. Palun, Ivan. Ei, taaskord, kõik on täiesti õige. Kuna me oleme spekulatsioonide maailmas, siis ma tooksin välja ühe tehnika, mida kasutatakse kübermaailmas. Sa jätad, ameeriklased nimetavad seda meepurgiks, ehk siis meepurk. Miks? Sest sa tahad, et ründaja läheks sinna ja jätaks sulle jäljed. Ma ei välistaks, et ukrainlased kasutasid neid droone meepotina, sest droonil on palju vastuvõti antenne ja juhtimisseadmeid. Võimalik, et nad tegid luure, et näha, kus asuvad Vene antennid. Seega me ei tea ilmselt, milliseid andmeid juhtdroon suutis Ukrainasse saata, kuid ei saa välistada, et nad tegid selle luure. Nii et pigem kui otsida sõidukit või laeva, võisid nad otsida, kus asuvad venelaste signaalid. Nii et nagu ohvrilammas, kuidas seda öelda, ohverdatud eesmärgi nimel. teised, ütleme nii, kasutasid võimalust ära, nii et andmeid koguti mõlevalt poolteks. Vaatame, kas meie segamissüsteem töötab, kas me saame nende drooni kasutada. Samas vaatame, kas neil on võimekus selle vastu midagi ette võtta. Jah, kogu asja mõte on selles, et keegi ei ohverdaks juhtdroonit enesetapumissioonile minemiseks, kui saab rahulikult kasutada teisi droone. See pole enam kahtluse all. See panebki mind arvama, et see oli ette planeeritud missioon, sest sadam on alati olnud strateegiline ja väga tõenäoliselt teavad nad, et seal on Vene üksused ilmselt ka liikuvad ning nad tahavad aru saada, kuidas need liiguvad. Seejärel tehakse tavalisi triangulatsioone, vaadatakse signaale, võimsust, kui kaua aega kulus ja nii edasi. Ning nii saab natuke aru, kus nad asuvad. Tegelikult teavitasid nad valitsust juba 4 tundi varem. Need 4 tundi tühimikku ütlevad mulle, et ta võeti kinni, teda juhiti või midagi sellist, sest 4 tundi tühimikku on palju. See on päris palju, tõesti. See pole sugugi vähe. Seega tuleb arvestada ka sellega, mis nende 4 tunni jooksul juhtus, kuhu need droonid läksid, millist marsruuti nad läbisid, kui nad kõrvale juhiti. Need on asjad, mida Rumeenia valitsus praegu Ukraina valitsusega vahetab, et selgitada olukorda. Kui ma sulle rünnaku teen, siis ma ei ütle sulle 4 tundi varem, kuule, mul varastati droon ära ja see liigub sinu poole. Nad kasutavad seda väga ära. Kas sa mäletad, et paar nädalat tagasi oli ka see Läti küsimuseks? Ja need on palju üksusi Lätis, Leedus. Miks? Sest nii saavad nad paremini varustada ja eelkõige on nad tootmispiirkonnas, mis on rahulikum kui nende kodumaal, eks? Seega ma arvan, et nad teevad palju koostööd. Tere õhtust, ma mäletan, et pöördun sinu poole. Kui Putin naaseb venelaste sekka ja sõda jätkub, oleks see lihtsalt uus peahüdral.
Ma ei usu, et see, kes järgmisena tuleb, tahab võtta riski öelda, vabandust, tema eksis. See on kõik üks suur tsirkus ja nukuteater. See oli kõik üks nali. Ma näen, et ka järgmisel saab raske olema. Oleks parem, kui tema võtaks kogu süü enda peale. Võib-olla on ta elusana kasulikum kui surnuna. Ehk siis tagasi astuda küll, aga las ta võtab kogu süü enda peale. Pange tähele. Kõigis sõjasaadetes kritiseerivad kõik sõda. Kõik kritiseerivad Gerassivovit, Šoigut, kindral X-i, Seolovit, Seolovjevit, kes kuldavad troolid üle, mis jõuavad Peterburi, Moskvasse ja nii edasi. Aga keegi ei julge talle süüd panna ega teda nimepidi nimetada. Alati öeldakse, leiame üles selle, kes vastutas selle valdkonna eest, mis pidi olema pädev, mitte kogu loo eest. See on teistsugune lähenemine. Ühesõnaga, keegi ei julge näpuga näidata suure juhi peale. Selleks läheb veel palju aega. Nii et elus olles on ta kasuliku. On üks kuulus nali, mida räägitakse Vene valitsuste kohta, eks. Kui keegi saab Venemaal peaministriks, siis ta kirjutab kirja, tegelikult 2 kirja, ja ütleb sellele, kes tema asemele tuleb. Kui midagi juhtub, ava see kiri. Eks. Tegelikult kirjuta 2 kirja. Need on 2 kirja, eks. Esimeses öeldakse sulle tere tulemast oma uude ametisse ja nii edasi ja nii edasi. Tea, et kui midagi läheb valesti, siis pane süü minu peale. Ja kui asjad lähevad tõesti halvasti, siis kirjuta kiri. See tähendab seda, see, kes tuleb pärast sind. Näed, see ongi süsteem. Et sellest aimu anda, tuleb alati leida keegi, kelle peale süü veeretada. Natuke tehakse seda ka Itaalias, eks. See kuulus jutt, see on eelmise valitsuse pärand. Kulunud, eks, nagu ikka. Selgitame natuke ka seda, mis toimub GPS-satelliitide tasandil, sest minu arvates on see väga huvitav. Jah. Kui soovid, pane üles esimene foto, mis meil on. Esimene pilt, mille me tegime. Ma püüan kasutada võimalikult lihtsaid termineid, sest me kõik kasutame seda GPS-i, me kõik teame, mis on satelliit, aga see, mis selle taga on üsna keeruline asi. Seal on konstellatsioonid. See, mida me peaaegu kõik teame, sest kasutame seda nii telefonis kui autos, on GPS. GPS-i konstellatsioon on Ameerika Ühendriikide globaalne positsioneerimissüsteem. See oli algselt sõjaväeline, hiljem muudeti see tsiviilkasutuseks. Sellel on kokku 31 satelliiti, kuid minimaalselt peaks nii olema 24. Ülejäänud on varuks. Satelliit liigub üle maapinna ja teeb täpselt seda, mida me pildil näeme. See tähendab, et ta suudab saata signaale ja neid ka maajaamadest vastu võtta ning seda kasutatakse peamiselt asukoha määramiseks. Seega pikkuskraad, laiuskraad, kõrgus, absoluutne kõrgus ja seega täpne asukoht. Kas on selge? Mis siis juhtus? Viimastel päevadel oli just Mirko see, kes mind sellest asjast teavitas, sest juba pikka aega oli märgata, et eriti mõnes maailma riigis esines anomaaliaid. Kanada, Euroopa, selle taga muistu. Veritasio kanalil leidsid dokumentaali, seal on inimesed, kes on korraldanud koosolekuid. Neil on olnud arvutusid selle üle. Üks ettevõte suutis lõpuks, ütleme nii, täpselt kindlaks teha, millega tegu oli. Sellest ettevõttest on tehtud ka huvitav ülevaade. Muide rääkisin sellest ka ühe sõbraga, tema oli seda juba näinud ja oli ka artiklit lugenud. See on tegelikult vana asi, aga ma polnud seda seni tõestada suutnud. Ja Signal, kas te mäletate, et oli ka hetk, kui sama lennuk, mille pardal oli Ursula von der Leyen, pidi ümber pöörama ja tagasi tulema, sest ta kaotas signaali. Kohe saad aru, et see oli midagi ebatavalist, aga see anomaalia on kestnud juba päris kaua. Texas ülikooli professor Sam Humphrey suutis seda tõestada. Ta kogus kokku lõputul hulgal andmeid ja suutis tõestada, mis toimus. Ja mis kõige tähtsam, ta suutis need anomaaliad seostada inimteguriga. Seega ei ole see automaatne, vaid juhtub nädala teatud päevadel, tööpäevadel muide. Ja teiseks 8 sekundiks veel. 2,5 sekundit, kui ma ei eksi, oli see teisipäeviti ja kolmapäeviti enam-vähem korduv musta, nii et sa pidid tabama täpselt 2,5 sekundit. Nii et kui nad selle loo rääkisid, ühinesid üha rohkem teadlasi erinevatest piirkondadest
ja lõpuks suutsid nad need 2,5 sekundit tabada. Huvitav on see, et segamissignaal ei kattu täpselt GPS-signaaliga. See läheneb sellele piisavalt, et võiks öelda. Aga mitte nii palju, et nad kattuksid, just kui keegi tahaks testida tõhusust, kuid ilma liigset tähelepanu ja kära tekitamata. Täpselt. Ja siis teeme ka väikese kõrvalepõike ikka küberjulgeoleku teemal, sest siin on tegemist häkkerite tegevusega, eks? Pigem on need häkkeri kui lennundusinseneri tegevused. Positiivne küll on see, et NATO teab seda juba päris kaua aega ja NATO saadab pidevalt välja meeskondi, kes omavahel ei suhtle, jagunevad sinisteks ja punasteks, eks? Sinised on kaitsjad, punased on ründajad. Ja ründajad peavad kõiki ründama, kõike, mis on infrastruktuur, eks? Ja proovima sinna sisse pääseda. NATO liikmed teevad seda heade kavatsustega, teised natuke vähemeks. Mis siis juhtub? Satelliidid asuvad konstellatsioonis. Väga hea, just see. Kuidas positsioneerimine töötab? Kõik teist on kuulnud kuulsast triangulatsioonist, ehk kuidas meid leitakse, kui meil on mobiiltelefon kaasas. Nemad, teenusepakkuja, ükskõik milline operaator see on, kasutab 3 antenni, 3 tugijaama, et leida meie asukoht. Satelliitide puhul toimis enam-vähem samamoodi. Kuid hetkel, kui täpsus pidi jõudma 3–5 meetrini, ehk siis tõesti peaaegu millimeetri täpsuseni, arvestades satelliitide kaugust, oli vaja 4. satelliiti. Miks seda tehakse? Nii, mida satelliidid siis teevad? Nad asuvad kõik ühel ja samal orbiidil, eks? Nad võivad olla geostatsionaarsed või liikuda oma kiirusega, kuid alati samal orbiidil. Nii et, mida satelliit teeb? Ta saadab signaali. Kuna kõik on seatud kella järgi, siis tegelikult on kõige olulisem signaal aeg. Kui kaua signaalil aela kulub, et minna satelliidilt maapealse vastuvõtjani ja siis vastuvõtjalt tagasi satelliidile. See arvutus võimaldab teada asukohta. Jah, nii maa peal kui ka satelliidi asukohta. Sest keerulised asjad, aga põhimõtteliselt mida ta pidi tegema? Maa ei ole muidugi lame. Lisaks on atmosfäär, mis põhjustab signaalide diffraktsiooni ja hajumist. Samal ajal võib mõelda maa pöörlemisele. Maa pöörlemine, sama kiirus, ilm pole alati ühesugune ja kõik need asjad. Nii et aeg tavaliselt töötavad need aatomkellade abil, seega täpne ja absoluutne täiuslikkus, eks. Signaal on ka maapinnale jõudes nõrk, pidagem seda meeles, sellepärast ongi võimalik seda segada. Mida võimaldab 4. satelliit just nimelt lisada asukoha, pikkuskraadi, laiuskraadi, kõrguse ja aja, mis on ülioluline. Seega satelliitide puhul ei tehta triangulatsiooni nagu maa peal, vaid tehakse trilateratsiooni. Seega 4 satelliiti suudavad määrata meie asukoha täiesti vastuvõetava täpsusega 3-4-5 meetrit, kus me asume. Kui te hästi mäletate, siis aastaid tagasi, kui kasutasime autos GPS-i, siis liikumise ajal võttis meie GPS-i kaardil oleval punktikesel veidi aega, et reageerida. Nüüd on see palju kiirem, eks. Seega 4 satelliidiga saame täpse asukoha. Virko, kas liigume edasi? Nii, siin see on. Üks satelliit, oletame, et see on Euroopa kohal, suudab katta justkui kupli kujulise ala. Loomulikult, kuna maa ei ole lame, töötab priksfääridega. Mida satelliit teeb? Ta saadab lihtsalt täpse kellaaja signaali. Vastuvõtja maa peal võtab signaali vastu ja arvutab välja teekonna aja. Seega on kaugus sisuliselt seotud sellega, kui kiiresti tema signaal meieni jõudis ning saabumise ajaga. Nii et ühe satelliidiga saab teada ainult väga umbkaudse asukoha. See tähendab, et kui me oleme tänaval, hoones või ristmikul, on see täiesti erinev sellest, kui olla tänava alguses. Seega tahame peaaegu absoluutset täpsust. Mirko, kas läheme edasi? Nii, mis on siis teine samm? Leiame nende ühisosa, sest kõik need sfäärid hakkavad omavahel kattuma ja asukoht muutub järjest täpsemaks. Seega iga satelliit lisab uue piirangu. Just nende lõikumiste abil suudame ala vähendada. Kuni 3. satelliidiga on meil juba kindel asukoht olemas. Me ei tea seda absoluutse täpsusega, kuid meil on juba kindel asukoht olemas. Viimane samm. Nii, siin see on. 4. satelliit võimaldab neil ajaga sünkroonida. Mida see siis teeb? See
eemaldab ebaselgused, parandab vea, sest siis on need tavalised asjad, millest me rääkisime ja mida me teadsime. Maa atmosfäär, difraktsioon, soe päev on erinev külmast päevast, kas on pilvi või pole pilvi ja kõik muu selline. Satelliidisignaalid on ühed kõige tundlikumad asjad üldse. Just sellepärast tänapäeval sageli Neid kasutatakse. Neid on ka kerge võltsida, sest signaal kaotab niikuinii tugevust. Et anda aimu, satelliidilt tulev vastussignaal, mis jõuab sinna, kus sa selle vastu võtad, on umbes 1/20 algsest tugevusest, võib-olla isegi vähem. See tähendab, et see on peaaegu tajumatu. Nii et väga vähe on vaja, et seda segada. Noh, poisid, see ongi see, mis juhtus kõigiga meist ja juhtub siiani, kui me oleme maanteel. Tuleb hetk, kus me võtame vastu 2 raadiojaama, sest signaalid on nii nõrgad, et need kattuvad omavahel. See ongi see, mida teevad spoofing ja jamming. Jamming võib kas täielikult signaali katta, saates sellele tugevama signaali peale, või kui ma teen midagi keerukamat, siis püüan seda imiteerida. Ja nüüd näeme seda ka drooniga, mis juhtub ning ma saan sellele anda erinevat infot. Lähme nüüd selle drooni juurde, Mirko, viimane. Kuidas signaali segatakse? Nii, segamine ei toimu ja ärme unusta, lähme nüüd Anfle professori juurde, et aru saada, mida venelased tegid. Ja signaali segamine ei toimu satelliidilt, vaid maapealsest vastuvõtjast. Okei? Miks? Sest signaal jõuab kohale nõrgalt. Seega, kui mul on tugev antenn, nagu see on paljudes Vene positsioonides, suudan ma täielikult signaali katta. Nii et kui mul oleks raadiojaam, millel on palju tugevam antenn kui kohalikul jaamal, siis ma kataksin selle ära. Põhimõtteliselt ei suuda kohalik jaam enam üldse signaali edastada, keegi ei saa seda vastu võtta. Või siis, mida ta veel teeb, ta püüab seda jäljendada. Nii et ta võib selle kas kloonida või lihtsalt jäljendada. Ja mida ta siis teeb? Ta püüab tekitada väikese viivituse, eks. Sel hetkel, kui drooni vastuvõtja püüab edasi liikuda, ärgem unustagem, et ta liigub teatud kiirusel, lendab on teatud kõrgusel ja nii edasi. Kui talle jõuab sarnane signaal, nagu me enne rääkisime, ma teen oma naabrile sarnase signaali ja petan teda, siis droon jääbki petetuks. Ja mida ma saan talle teha? Ma võin panna teda uskuma, et ta on hiljaks jäänud. Seega peab ta kiirendama. Ma võin panna teda uskuma, et ta on oma trajektoorilt kõrvale kaldunud. Seega peab ta seda korrigeerima. Ma võin lõpuks panna ta kokku põrkama sisuliselt. See ongi see, mis juhtub. Ja see juhtus näiteks Lätis. Kui Ukraina droon kukkus Lätis alla, siis see polnud sellepärast, et nad oleksid eksinud, vaid lihtsalt sellepärast, et neil õnnestus signaal üle võtta ja anda sellele teised koordinaadid. Kõik see toimub väga suure kiirusega. Seega, kui tõesti on tegemist väga hea häkkeriga, suudab ta droonile uued koordinaadid sisestada ja selle mujale suunata. Ärgem unustagem ühte asja. Ukraina droonid on praegu väga arenenud, kuid nad on neid tohutult palju tootnud. Ja kuidas nad need lendama panevad? Neil on üks plaat, itaallased olid tootnud Arduino, nüüd kasutatakse palju rohkem asja nimega Raspberry, mis on väike arvuti, kiip, mida sa programmeerid ja annad sellele juhised. Seega on tegemist väga lihtsate toimingutega. Okei, need on kõigepealt suhteliselt tavalised kaubanduslikud asjad. Selgitame, mida venelased on GPS-signaaliga teinud, seda testi, mida on juba mõnda aega korratud. Nii, kas sa saad näidata kas professori artiklit või seda Argose oma, mille ma sulle saatsin? Näitame ühte. Kõigepealt üks graafik, mis on keeruline, seletame selle kiiresti ära, siis tuleme tagasi selle teema juurde mõne suvalise pildiga, mis sul oli satelliidi konstellatsioonist. Mis siis juhtus? Hakkame seda suuliselt seletama. Nad märkasid, et teatud täiesti juhuslikes olukordades läheb signaal. Kujutame ette näiteks elektrokardiogrammi. Nii et tavaliselt töötavad andurid nii. Nad saadavad välja signaali ja midagi salvestab selle, eks? Ja kujutame ette Exceli graafikut või millegi sellist. Järsku oli see languse tipp. Vaatame, kas signaalis, hiljem graafikus. See nad on, eks. Seega CNR-signaalidest ei tasu rääkida, ma ei taha neid seletada, sest need on natuke keerulised asjad. Aga vaatame need erinevad lärvijooni, need on põhimõtteliselt horisontaalsed, seega väga stabiilsed. Siis oli hetk, kus need langesid järsult, nagu aktsiad börsil, kuid taastusid kohe. 2 minutit, 2,5 minutit, 2 sekundit, 2,5 sekundit. Mis see tähendab?
seda kasutavad väga palju ka ründajad, sest kui kaitsjad, kellest me enne rääkisime, Blue Teami liikmed, on tähelepanelikud, siis nad märkavad, et on olnud anomaalia. Mida siis tõeline professionaal teeb? Ta tekitab suvalise häire ja eemaldab selle kohe, selleks, et sa sellest aru ei saaks. Pealegi on tänapäeval olukord väga automatiseeritud, nii et seda on väga lihtne märgata. Mis siis juhtus? Me selgitame seda hiljem satelliitide abil uuesti, kui sa lähed tagasi ühe juurde neist piltidest, mis meil enne satelliite olid, siis ma ütlen. Iva, aga ma ei saa sellest 1,5 tundi rääkida. See tähendab, ma pean rääkima, ma lähen väga kiiresti edasi, ma lähen väga kiiresti selle teemaga ja me lõpetame selle kohe ära. Nii. Kujutame lihtsalt ette meie GPS-i tähtkuju, venelastel oli oma tähtkuju natuke kõrgemal, eks. Nii et nad saatsid palju tugevama signaali, nii et see signaal oli tugevam kui GPS-i oma ja vastuvõtjad läksid sisuliselt segadusse. Nad lõpetasid suhtlemise GPS-idega, signaal kadus ära ja nendel hetkedel võid sa teha ükskõik mida. Saad näidata, et sa lülitad selle välja sisuliselt või peidad selle ära või siis nagu on terve rida analüütikuid, kes on selle hüpoteesi esitanud. See on tüüpiline asi, mida häkkerid teevad. Kui ma selle peatatan, saan ma sinna midagi sisse süstida, et proovida infot teada saada. Stop. Nii et põhimõtteliselt, aga sellele mõeldi juba paar aastat tagasi, nagu sa oled näinud Hiina satelliidiga, millel on mehaaniline käsi, mis tehniliselt võiks seda teha. Nii et arendatakse palju asju. Räägitakse kvantkommunikatsioonist, räägitakse maapealsetest radarantennisüsteemidest, mis on tõenäoliselt turvalisemad, sest need on võimsamad ja raskemini segatavad. NATOs on ka keegi, kes on hakanud neid antenne paigaldama, et selliseid probleeme vältida. Sest tegelikult on GPS ja GLONASS väga haavatavad. Need on väga nõrgad signaalid. Seega on lihtne vahele segada. Muide, Vene süsteemid, mis tegelevad palju elektroonilise sõjapidamisega, on juba mõnda aega suutnud Starlinki signaalidesse vahele segada ja nii edasi. Nii et seejärel vaadake Veritasiumi videoid, mis selgitavad seda teemat, loomulikult räägivad kogu uurimiste ajaloost ja nii edasi. Meie püüdsime seda kokku võtta. Jõuame nüüd selleni, mis toimub ka koha peal, sest see on huvitav. Sel ajal püüan ma alati mõelda sellele, et praegu ukrainlased ei ründa Zaporižžja koridori. Zankojast Melitopolisse, Mariupolisse, samuti Donetski piirkonnas kasutavad nad väga palju droone ja põhjustavad väga palju kahju. Neil on eelis, sest praegu suudavad nad seda teha. Kindlasti on neil võimalus signaali kordamiseks, sest muidu suudaksid venelased selle samuti segada. Aga sageli kasutatakse neid koos tehisintellektiga. Näiteks jõuavad nad mingisse piirkonda, siis tuvastavad sihtmärgid ise. Nii et sel hetkel saab neid ka segada. Tema näeb sihtmärki, mida peab tabama kaamera kaudu. Ja nad põhjustavad väga palju kahju. Tegelikult olen ma viimasel ajal märganud, et nad keskenduvad sellele väga palju. Lisaks kõigile veoautodele, mis muidugi veavad kütust ja laskemoona, ka veduritele, mida on eriti kallis asendada. Mõni ütleb, aga miks nad ei ründa raudteid? Sest need maksavad vähe. Mõne rongirööpa taastamine ei maksa midagi võrreldes veduri hinnaga. See Ukraina tegevus, nagu näete, näiteid on palju, vaadake kui palju neid on. Need on kõik geolokatsiooniga videote näited tee ääres, nii et kui keegi tahab tõendeid, eks. Aga kuidas sa saad öelda, et rünnakuid on sadu? Vaadake. Need on ainult viimase 2 kuu omad. Need on kõige hiljutisemad, mis on toimunud Donetski kandis. Kuide Vene sõjablogijad räägivad sellest väga palju, tuues välja, et sõda läheb iga 6 kuu tagant hullemaks ja nüüd on logistiline kaos tohutu. See on huvitav 2 põhjusel. Oodake, ma panin vale pildi. Vaatame, siin see on, võib-olla on seda liiga palju. Siin see on. Need on viimased sündmused, mis toimusid Donetskis. On huvitav märkida, et ukrainlased ei ründa koondatud Vene logistikat just nendel rindalõikudel, kus venelased ründavad. See paneb mind mõtlema. See paneb mind tõsiselt mõtlema.
sest praegu on venelased väga keskendunud Konstantinivkale, Siverski rindel Gravatovile ja Limani rindele. Need on kõige aktiivsemad rindelõigud. Ja selle asemel on nad väga aktiivsed Zaporižžja rindel, mis ei ole rindelõik, kus venelased eriti tugevalt survestavad. See on rindelõik, kus praegu ründavad üsna palju ukrainlased Kamjanske piirkonnas. Kõik tundub ilus seni, kuni me ei mõista, et see eelis, mis ukrainlastel praegu on kergesti kopeeritav. Mis juhtub siis, kui venelased selle süsteemi omandavad ja hakkavad seda ise kasutama? See annab ukrainlastele ajaraami, mille jooksul nad teavad, et peavad tegutsema, sest vastasel juhul ei saavuta nad midagi. Mitte miski sellest, ütleme, lammutustööst ja maastiku kujundamisest, mis juba annab mõningaid tulemusi. Et teile aimu anda, lisaks sellele droonitegevusele toimub ka mõnede Krimmi ühendavate sildade ründamine. Praegu peavad venelased Krimmi pääsemiseks kasutama pikemat marsruuti ja see on põhjustanud eriti Krimmis palju probleeme. Aga ma püüan alati endalt küsida, mis on selle eesmärk? Miks ukrainlased keskenduvad just sellele piirkonnale? Simferopol, Melitopol, Berdjansk, Mariupol. See ei ole piirkond, kus on kõige suurem Vene aktiivsus, sest peamine tegevus toimub Donetski põhjaosas. Välja arvatud juhul, kui sa tahad selles osas midagi proaktiivselt teha. Sa ei piira vastast peamisel rindel, kus sa survestavad, vaid nõrgestad teda seal, kus ta on juba tehniliselt nõrgem. Muide, see on täpselt sama piirkond, kui te mäletate, kus ma teile mõned otseülekanded tagasi näitasin, otseülekandes neid otsides, kus ukrainlased peamiselt keskenduvad. Radarite, varajase hoiatuse süsteemide, Pantsiri, Puki, S-300, S-400 hävitamisel, võib-olla ka nende droonide tegevuse toetamiseks. Samal ajal tundub mulle, et nad ei hakka ka liupomme kasutama esimestel missioonidel, Mirage 2000 ja F-16. Need on kaardid, kus on kaardistatud kõik rünnakud, mis on läbi viidud, mida on tegelikult väga palju, nagu näha on neid tõesti palju erinevates piirkondades, ka Donetskis muidugi, aga peamine osa toimub just selles piirkonnas. Muide, silla rünnaku puhul ei olnud näha rünnakut sillal, mis ühendab, mitte Kertši. Siin on terve rida väikseid sildu, mis ühendavad Krimmi Hersoni oblastiga. Viimati ründasid ukrainlased seda silda Storm Shadow rakettidega 2023 aastal. Ja muide, see oli vahetult enne pealetungi. See ei tähenda, et nad lähevad pealetungile, kuid kindlasti püüavad nad tekitada palju probleeme. See on kaart, mille avaldusid Vene sõjablogijad, kus Krimmis pole bensiini. Punasega tähistatud tanklates pole bensiini, oranžides tanklates pole ka seis ja tegelikult peaks olema roheline. Praegu on nad bensiini piiranud. On huvitav näha seda Ukraina tegevust, mis praegu keskendub John Harri sillale. Siin, nagu näete, on kõik väikesed poolsaared, mis on nende sildadega ühendatud. Kogu see tegevus, õhutõrje, varajase hoiatamise, süsteemide, logistika ja muu sellise vastu paneb mind mõtlema, et siin on midagi kahtlast toimumas. Sest kogu see pingutus piirkonna jaoks, mis ei ole eriti aktiivne, ei tundu väga mõistlik, välja arvatud juhul, kui sa tahad midagi teha. Keegi küsis vestluses, kas Kimberni poolsaare lugu vastab tõele. Tundub, et venelased on taandunud tegelikult ainult kõige tipulisemast osast. Ütleme nii, et mitte päris, sest selle logistiline hoidmine on tõesti väga problemaatiline. On tõsi, et nad kartsid dessante, Ukraina rünnakuid ja nii edasi, aga see ei tähenda, et kui venelased tõmbuvad sellest tükikesest tagasi, siis äkki tulevad ukrainlased ja hõivavad selle. See koht on kõigi jaoks natuke tupik. See ei ole eriti väärtuslik ja huvitav. Kuid asjaolu, et kogu see tegevus viis taganemiseni sellest tipust, võib viidata sellele, et olukord muutub järjest raskemaks. Ja see ütleb meile, et rinde aktiivne lõik pikeneb mõlemal pool
umbes 100 kilomeetri võrra. See tähendab ka seda, et droonid võivad jõuda isegi Zaporižjast kaugemale, lausa Dniproni. Kui venelased hakkavad täpselt Ukraina süsteemi kopeerima ja nad kurdavad ühe huvitava asja üle, venelased, ma olen näinud, kurdavad, et neil ei ole suuri droone. Suured droonid on olulised mitte ainult relvalasti kandmiseks, vaid ka sellepärast, et nad saavad signaali edasi kanda ja seega võimaldavad sul minna sügavamale vaenlase territooriumile. Ja tõepoolest, nad ütlevad, meil ei ole Baba Yaga droone. Meil ei ole neid droone, mida ukrainlased kasutavad, näiteks nende sildade ründamiseks. See tähendab, et kui nad pingutavad, siis 4 või 6 kuu jooksul võivad ka nemad sellist süsteemi kopeerida. Sellest saab suur probleem. Seega ma arvan, et ukrainlased teevad midagi, et ära kasutada seda ajavahemikku, millel on see eelis. Täpselt nii. Nüüd on õige aeg. Ei lähe kuudki, kui see süsteem, mida on lihtne kopeerida, sest nad ei ole leiutanud mingit erilist tehnoloogiat. Ja see ongi selle sõja probleem, eks. Kõik on väga madala tehnoloogilise tasemega, seega lihtne kopeerida. Ja seetõttu võid oodata, et vastane, kui sa teed midagi, mis töötab, teeb mõne kuu pärast sama. Ja mis olukord oleks 6 kuu või aasta pärast, kui mõlemad hakkavad droonidega ründama 100, 150, 200 kilomeetri kauguselt? See tähendab, et keegi ei liigu kuhugi. Sest kui kõik saavad rünnata kõiki 150 kilomeetrit lõuna ja põhja poole ulatuvas ribas, muutub kellelgi midagi teha võimatuks. Kellel on sellest stsenaariumist kasu? Mis sa arvad, Ivan? Venelased. Mastaabi poolest küll, kui nad suudavad teha sama asja suuremas ulatuses kui ukrainlased, tekitavad nad kindlasti palju probleeme. Nii et ukrainlased peavad seda ajaraami millekski kasutama. Pange tähele, et ukrainlastel pole juba tükk aega olnud ühtegi pealetungi operatsiooni. Peale selle väikese tegevuse, millega püüti Okule poolost põhja pool maad tagasi võtta, pole me näinud suuri operatsioone ega suuri katseid. See paneb mõtlema, kuidas sõda natuke areneb ja muutud. Räägime rindel toimuvast, sest see on huvitav. Loomulikult on selle otseülekande põhiteema Kostjan Tõnivka. Sest Kostjan Tõnivka on Kramatorski ja Slovjanski jaoks võtmetähtsusega punkt. Vaatame kõigepealt, mis toimub põhjapoolsematel rinnetel. Mina teen alati ringi päripäeva. Ovtšas laiendavad venelased neid alasid edasi. Puhvertsoonid seovad, nagu näete, Ukraina üksusi. Nad peavad seal olema, et jälgida, ega midagi ei juhtu. Üldiselt Sumõ piirkonnas, Vovtša piirkonnas ei toimu suuri pealetungi liikumisi. Viimasel ajal küsis keegi Kupjanski kohta. Kupjanskiga on pidev probleem selles mõttes, et on vastuolulisi geolokatsioone nii Vene kui ka Ukraina üksustest. Miks elamikkaardistajaid teab, mida Ivan teeb? See on kallutatus. Ta näeb 2 meest videos, siin on 2 venelast. Järelikult tähendab see, et venelased on selle koha vallutanud. Siis ei huvita teda, kui järgmisel päeval tabab neid droon ja neid enam pole. Ja see tekitab osint maailmas tohutu arutelu. Nende seas, kes ei kasuta meetodit. Esiteks tuleks saada samale asjale mitu kinnitust. Et positsioon on kindlustatud, kuid üldiselt toimub idapoolsel Kupialski küljel taas Vene tegevuse elavnemine. Need mitmed Vene geolokatsioonid, nagu näete, kinnitavad, et tegevus on igal juhul suurenenud. Eriti idapoolsel ja osaliselt põhja pool Kupialskit. Need siin on aga sinised geolokatsioonid. Siin on üks Vene üksus, mis ründas ukrainlasi. Vähemalt ütleb see meile, et see piirkond siin on kindlasti Ukraina käes. Miks on siin need suured hallid alad? Sest sa ei saa täielikult kaardistada, kuna on kalduvus mitte kindlustada territooriumi. Seda lihtsalt ei kindlustata. Proovi ise panna 100 meest piirkonda, kus iga mehe kohta tuleb iga tunni tagant droon. Sa ei saa seda teha. Sa pead minema ja ründama sisuliselt droonijuhte endid.
see on piirkond veidi lõuna pool Kupjanskist. Me oleme Limanist põhja pool, Kupjanskist lõuna pool. Umbes selles mõttes on piirkond jäänud muutumatuks. Suuri muutusi ei ole. Ometi on olemas venelaste geolokatsioonid Limani sees. Kuidas me seda teame? Sest on olemas Ukraina videod, piisab sümboolika vaatamisest, mis ütlevad, vaadake, me tabasime selles piirkonnas jalaväge. See tähendab, et venelased on Limani sees, 2 jalaväelast, kes võib-olla on juba paremasse paika läinud. Seega kasutatakse neid videoid sageli absurdsete väidete esitamiseks. Kostjantunivka puhul näeme aga teistsugust olukorda, sest seal on tõesti palju geolokatsioone. Kuid on raske täpselt määratleda, mis täpselt toimub. Kui vaatame Slovjanski piirkonda, mis asub lõuna pool, siis ka siin näeme Vene üksuste sissetunge, mis avaldavad Ukraina üksustele üha suuremat survet. Eriti Mikolaivka piirkonnas, mis nagu näete on kõrgemal asuv maa-ala, nii et ukrainlased saavad sellest piirkonnast droonidega tegutseda. Droonilennuttajatel on alati eelis, sest kui tipus on antenn, saavad nad paremini tegutseda. Kõik püüavad riivata künkaid, sest siin oli droonimees. Kostjantunivka põhjaosa ja siin hakkavad probleemid ilmnema. Venelased hakkavad Markove poole lähenema, sest Markove on meie jaoks huvitav. Sest kui Kostjantunivka langeb, püüavad venelased kindlasti selle künnaste süsteemi enda kätte saada. See on üks väheseid kõrgemaid alasid, mis asuvad praktiliselt Kostjantunivka ja Kramatorski Slovjanski vahel. Ja kindlasti on Markovest alustamine kõige lihtsam tee koos Tšassivjarist tulevaga. Kogu see arutelu, mis praegu toimub ja mis on ka selle otseülekande põhjuseks, puudutab seda, mis toimub Kostjantunivkas. Sest Kostjantunivka on logistiliselt oluline punkt, et õnnestuks edasi liikuda. Ja see asub enam-vähem orus, üsna kummalise pinnase peal. Tegelikult hakkasid ukrainlased probleeme kogema siis, kui venelased vallutasid Berestove, 220 meetri kõrguse külka ja põhja pool asuva 240 meetri kõrguse ala. Sealt hakkasid nende droonijuhid Ukraina tegevust linnas kontrolli alla saama. Ja praegu on Kostjantinivka sees 2 erinevat asja. Üks on piirkond, kus venelased kindlasti on, nagu Inivka ja nendes linnaosades niimoodi. Ja teiseks need piirkonnad, kus Kostjantinivka sees on nähtud nii venelasi kui ukrainlasi. Ja see tähendab tegelikult seda, et Ukraina kaitseliin, mis oli seni suutnud hoida venelasi linna konglomeraadist väljas, on nüüd kadunud. Miks see nii on? Ma entrano paremal ja vasakul. Aga kui vaatame erinevusi. Sinised täpid on Ukraina geolokatsioonid. Need tähendavad Vene videoid, mis näitavad rünnakuid Ukraina masinatele ja nii edasi. Need siin. See rida tee ääres on kõik Ukraina masinad. Nende probleem on see, et logistika Kostjantinivka sisemusse jõudmiseks käib mööda neid 2 teed. Nii et nemad, venelased, teevad siin väikeses ulatuses seda, mida ukrainlased teevad. Zaporižja koridoril, sellel maanteel, blokeerivad nad kõik, mis üritab Kostjantinivka sisemusse siseneda. Ja siin märkame, et punased ja sinised täpid on omavahel läbisegi. Ukraina videote geolokatsioonide arv, mis näitavad droonirünnakut koos kogu Vene jalaväega või Vene videodega, mis näitavad rünnakut Ukraina sõidukile või Ukraina jalaväele, on need kõik segamini. Praktiliselt ei saa enam millestki aru. Ajalooliselt, kui venelased suudavad sisse tungida, välja arvatud Kupjansk, mis oli veidi üllatus. Tavaliselt, kui venelased suudavad linna sisse tungida ja neil on rohkem mehi, aeglaselt suudavad nad selle vallutada. See on nagu kaart, mille on teinud Institute for War. Öelge teie, kas sellest saab midagi aru? Meie proovisime ja minu arvates tegime õigesti. Hiljem räägime ka ülejäänud Kostjantinivkast, aga ma tahan teha väikese vahepõike metoodika juurde. Nendel kuudel räägivad kõik maast, eks? Räägitakse ruutkilomeetritest. Ma olen 3 aastat kuulnud seda ruutkilomeetrite juttu.
olen alati oma otseülekannetes püüdnud öelda, et olge ettevaatlikud, umbes nagu öelda, et venelased võtavad selle territooriumi vallutamiseks aega kuni 2050. aastani. jah, kui on samad kaitsekiistuse tasemed. Sa ei saa arvata, et kui venelased oleksid ületanud Ukraina kaitseliinid, nagu juhtus 2025 aasta suvel, siis oleks kiirus olnud sama. Kui killustatud maastik on sama, on ilmne, et kiirus jääb samaks. Aga kui kaitsesüsteeme on vähem, on mõeldamatu, et kiirus oleks sama. See oleks ebaloogiline. Täna vaadatakse palju sellele, kui palju ruutkilomeetreid on vallutatud või hõivatud. Ja kindlasti on venelaste hõivatava territooriumi hulga kasv aeglustunud. Sest ilmselgelt on ukrainlased osa territooriumist tagasi võtnud ja räägitakse ainult ruutkilomeetrites. Ja ma ütlesin vabandust, aga kui ukrainlased võtavad põhjasektoris Julia, Kuliapole piirkonnas 100 kilomeetri põlde tagasi ja taastavad oma positsioonid, aga venelased võtavad Kostjantonivka. Aitäh! Me võime mängida seda mängu, et venelased on võtnud või kaotanud territooriumi, sest võib-olla on Kostjantonivka 30 ruutkilomeetrit. Ja seega graafikutel näeks see välja nagu +70 ukrainlaste kasuks. Siis ta ütles Ivanile, kuule, ma annan sulle selle kriteeriumite nimekirja. Lase tehisintellektil seda kriteeriumite nimekirja kasutada. Pead arvestama maastiku, jõgede olemasolu, kõrgust, kaitsesüsteemide olemasolu, selle maa logistilisi ühendusi. Kas seal on linnamaastiku või mitte? Pane kõik see kokku. 1 ruutkilomeeter Kostjantinivkast on väärt 10 korda rohkem kui lihtsalt kaevikuga põld. See on sõjalisest vaatenurgast. Nii et me tegime väikese ülevaate, mida saab ka edasi arendada. See tähendab maade strateegilist väärtust. Ja edaspidi ma oma otseülekannetes ei räägi enam ruutkilomeetritest, vaid nende ruutkilomeetrite kvaliteedist ja sisemisest väärtusest, strateegilisest, logistilisest ja muudest vaatenurkadest. Nii et selgita seda natuke sina, sest on huvitav, kuidas me selle asja tegime. See oli põhimõtteliselt Mirko idee, mille ma kohe üles korjasin, sest see oli täiesti nutikas ja arukas. Ideena lõime me taskupalantiiri. Põhimõtteliselt lõimame selle, mida nimetatakse ontoloogiaks. Seega õpetasime tehisintellektile, millised elemendid olid olulised ja millised mitte. Me kasutasime aju ja andsime sellele terve hulga juhiseid selle kohta, mis oli närvisüsteem. Ehk siis püüdsime teha midagi sarnast sellele, mida teeb palantiireks. Nii et lõpuks, mida me siis tegime? Me ütlesime tehisintellektile, et ta kasutaks ainult usaldusväärseid allikaid, mille eest me andsime ka preemiat ja andsime, kuidas öelda, kollase kaardi nendele asjadele, mis polnud hästi tehtud. Ja lõpuks õpetasime tehisintellektile, kuidas omandada võime konsolideerida. Kuidas me seda tegime? Andsime talle doktriini. Millist doktriini me kasutasime? Me võtsime need kõik NATO, CIA, NSI ja Berkeley doktriinid. Ja seega õpetasime talle, kuidas asju kataloogida. Nii et põhimõtteliselt seda me ütlesimegi, millised on need väärtuslikud asjad, logistiline pool, võime kaitsta ka seda territooriumi. Mis on sümboolne poliitiline mõju? On ilmne, et halduskeskusel sümbol linnan nagu Slovjansk või Kramatorsk on rohkem. Tähtsust võrreldes sellega, nagu Mirko ütles, ja siis õpetasime talle ka, mis on hõõrdumine, mida see võib põhjustada. Isegi Mirko esitas ühe soovi, mida alguses peeti hullumeelseks, kuid tegelikult oli see väga arukas. Mõelda võimalusele, et üks või teine pool teeb irratsionaalseid valikuid. Miks? Sest isegi kui see pole väga tõenäoline, on see siiski usutav. Seega õpetasime ka oma tehisintellekti kastist välja mõtlema väljaspool tavapärast. Seega ütlesime talle veel ühe asja, ütlesime talle, et ta teeks pidevalt uuendusi. Sest kui te hästi mäletate, kui me uurisime neid suuri keelemudeleid ehk siis ajusid, need olid mingil hetkel treenitud, aga nad olid kinni, seega nad ei kontrollinud kõige värskemaid uudiseid.
Muide, Mirko on mulle tihti märku andnud, et nendes dokumentides näete sageli, kuidas Mirko esitleb uuendatud versioone, sest vahepeal on midagi juhtunud. Ja jälle, Konstantinivka, miks see on kriitiline? See pole langenud, kuid venelaste edasitung on ulatunud sügavale. Linnakeskuses on garnison ja osaliselt isoleeritud on Ukraina oma, sest kasutatakse sõjalist terminoloogiat. Räägitakse operatiivsest ümberpiiramisest. Nad ei ole füüsiliselt blokeeritud, kui rõngas tõmbub koomale ja vastase droonid tegutsevad praktiliselt sinu logistilistel liinidel, siis on veel võimalik sisse pääseda, inimesi tuua ja nii edasi. Kuid operatiivselt maksad vastasele igal pool. Siis ütlesime talle veel midagi. Ma ei usalda kunagi analüütikuid, kes ütlevad sulle, et see juhtub 93% tõenäosusega. Mine proovi ise, kas see juhtub 93% tõenäosusega. Seega õpetasime oma tehisintellektidele, et nad omistaksid uudistele usaldusväärsuse tegureid, nii et uudis võib olla ka osaliselt tõene. See on üks tänapäeva suurtest probleemidest, sest uudised ei ole lihtsalt tõesed või valed, vaid võivad olla ka hübriidsed, osaliselt tõesed või osaliselt valed. Seetõttu omistab meie tehisintellekt ka teguri, skoori, nagu reitinguagentuurid, näiteks Itaalia on A+, B- ja nii edasi. Sama teeb ka tehisintellekt. Seejärel, nagu teeb Palantir, hakkab ta segama kõiki andmeid, mis iganes allikatest need ka ei pärineks. Avatud allikad keegi pöörab natuke vähem tähelepanu või siis meie tähelepanu on meie whitelist ja blacklist. Niisiis, kust asju võtta? Ilmselgelt, kui Vene sõjaväelaste Telegrami kanal ütled teatud asju, võtame sealt natuke propagandat vähemaks. Tavaliselt annab see meile mõne uudise ja mõne uuenduse. Okei. See on siis osa meie tehisintellektist. See vaatab ka sotsiaalmeediat, vaatab ka X-i, Facebooki, Telegrami ja muud ning teeb veel midagi. Oleme talle lisanud ka terve rea tööriistu, mis on küberjulgeoleku jaoks. Nii et ta teeb terve rea selliseid asju. Meie. Paco Canellos, meie Paco Canello, selle tegime meie. Teiste omad meid ei huvitanud. Ma selgitan sulle kiiresti, kuidas see on ilma liiga palju detailidesse laskumata. Tänapäeval kasutatakse agente, eks? Mis on agent? Midagi, mis täidab ülesannet eesmärki, mille sa talle andsid, aga agent ei ole intelligentne. Ta lihtsalt täidab ülesannet. Ta ei mõtle ise, meie oma aga mõtleb. Sul on aju, mis juhib kõike ja siis on sul närvisüsteem. Ja me õpetasime talle alguses kahte asja. Seda, mida ma sulle ütlesin, ontoloogiat, ehk siis me õpetasime talle olema väga kriitiline analüütik. Tegelikult, kas te mäletate, et ma enne mainisin Blue Teami ja Red Teami? Siin sees on ka Red Team. Kõik, mida meie tehisintellekt teeb, Red Team seab selle kahtluse alla. Ütleb, mina olen kuradi advokaat. Mulle ei tundu, et see, mida sa ütled, oleks nii tõsi. Nii et ta läheb uuesti tagasi, kui leiab vea, piirab end ise, aga kui ta leiab kinnitust, teeb ta selle veelgi detailsemaks ja areneb edasi. Seega õpib ta põhimõtteliselt iseseisvalt. Koos kõige. Aeg on pühendatud sellele looleks. Ma näen kohe, kui ta eksib, kui ta midagi valesti teeb, kui see pole loogiline. Nii et lõpuks on olemas mingi mõõdik, ruutkilomeetrites väärtus selle kohta, mida sa oled võtnud. See on keskus, mis viiks ühenduseni tee ja teise linnava. See on linnalik. Seal on kaitsesüsteemid, seal on jõgi, see asub kõrgemal. Kõik need tegurid kokku annavad meile, ütleme nii, kvantifitseeritava tulemuse, tead paremini, ausalt öeldes, ja loogilisest vaatenurgast parema kui ükski teine mõttekoda sellel planeedil. Sest ma olen näinud, et isegi Sõjainstituut ja kõik teised räägivad ainult ruutkilomeetritest tasapinnaliselt. Ilma igasuguse sõjalise kriteeriumita. Aga lõpuks, sõjaväelane. Isegi esimeses maailmasõjas peeti künkaid väärtuslikumaks kui tasandike. Ja see on mulle alati kummaline tundunud. Ja siis Mirko, ära mine ära, tule tagasi üles ja me näitame sulle midagi. Mis meetod Mirko Kampotšari, kas sa oled olemas? NATO standard annab talle midagi, mis peab alati olema tõendatav. Seega ka meie tehisintellektile. Ta toob teile viited, näitab teile, kuidas ta mõtles, sest kui seal on mõni viga, siis me ütleme talle seda ja ta läheb tagasi ning ei tee seda enam. Ning siis esitate tõendeid, seega on olemas NATO standard. Siis paneb ta kõrvale viited, kõik dokumendid, mida ta on vaadanud, avab teile allikad, nii et põhimõtteliselt teeb ta iga ühest analüüsivõimega inimese. Näed, lähme võtame ka näitedeks. ISV 1628 kilomeetri imbunud
kuid mitte kontrollitud. Kaardil näivus ülehindab tegelikku omandatud väärtust. Kostjantinivka edasitung on linnaline ja see ei kajastu märkimisväärsetes ruutkilomeetrites, vaid kindlusevöö kriitilise punkti kontrollimises. Mida ta mõtleb kindlusevöö all? See on see linnade jada Kramatorski ja Slovjanski ümber, mis logistilisest ja kaitselisest vaatenurgast on ukrainlaste jaoks palju väärtuslikumad. 200 ruutkilomeetrit Guljai poolest põhja pool on lihtsalt põllud ja mõned kaitserajatised. On ka teisi tegureid, mida me kõik oleme selles sõjas kogenud. Hoolimata sellest, et linnad langesid järk-järgult, oli iga linna lõplik valutamisfaas alati liige kulukam. Näiteks, venelased valutasid 70-80% Pokrovski 6 kuuga, aga kui kaua neil aega läks, et viimased 20-30% ära võtta? Sama oli Bahmuti, Avdijivka ja kõigi teistega. Seega paradoksaalsel kombel maksab 2026 aastal venelastele iga ruutkilomeeter 2,7 korda rohkem elusid kui 2025 aastal ja edelemine on vaid kolmandik varasemast tempost. Kostjantinivka linna pealetung viitab sellele, et vallutatud maaviiku hind tõuseb lähikuudel veelgi, isegi kui linn peaks langema. On tõesti huvitav näha, et hoolimata sellest, et rünnakute arv vähenes veebruaris, märtsis, aprillis ja mais, on need nüüd mai lõpus ja juunis taas kasvanud. Ja ometi, kui vaadata üldist vallutatud kilomeetrite arvu, on kõik veidi vaoshoituma. Sellest ajast, kui enam ei ole kaubanduslikku pakkumist, see kasvab. Vene juhtumi puhul näiteks viimane seadus, mille Putin vastu võttis, on see, et ma kustutan su võlad, kui lähed Ukrainasse teenistusse. Me märkame, et värbamine on langenud. Iga kuu liituvate inimeste arv on vähenenud ja ka Vene tegevus on vähenenud. Vene tegevus on praegu täielikult koondunud Liman-Siversk Kostjantinivka rindele. See tähendab sellele poolkuu kujulisele alale, mis praktiliselt sinna viib. See viib praktiliselt Kramatorski ja Slovjanski suunas. See on see piirkond umbes 55 kilomeetri pikk, et anda aimu, millises piirkonnas toimub peamine Vene operatiivne pingutus. Teistel rinnetel enam-vähem torgitakse, isegi torgatakse, aga nii massiivset pingutust ei ole. Kõik käib selle piirkonna ümber. Liman, Kramatorsk, Slovjansk, vöönd, kaitsevöönd, need on need. Sant Kostjantinivka. Oleksevo, Druživka, mis on tegelikult isegi suurem kui Kostjantinivka. See on Kostjantinivka. See on ukrainaste jaoks ülioluline, et kaitsta lähenemist Kramatorskile ja Slovjanskile. Praegu koondub kõik just siia piirkonda. Seega on maastiku hindamine ainult kilomeetrite või kilomeetriruutude põhjal üsna lühinägelik. Tuleb näha selle maa tähtsust ja milline väärtus võib sellel olla pikaajaliselt. Kõiki neid tegureid arvestades hakkamegi edaspidi kasutama seda väärtuste skaalat analüüsimiseks. Vaatame nüüd, mis toimub just Kostjantinivkas. Selle nurga alt vaadates on venelased peaaegu igale poole sisse imbunud. Ja ukrainlased püüavad tõenäoliselt teha kõik, et venelased maksaksid selle vallutamise eest võimalikult kõrget hinda. Jätkates oma vägede tugevdamist, mis saab olema venelaste järgmine samm? Ajalooliselt, isegi kui nad on sellises olukorras, kulub neil tavaliselt veel paar kuud, et linna täielikult vallutada. Samal ajal on need Vene geolokatsioonid, kus nad ründavad Ukraina M113 soomukit, millel on peal, kui ma õigesti mäletan, droonivastane Cop Cage, mis oli siin kandis. Nagu näeme, on venelaste tõkestustegevus tohutu. See on veel üks Vene geolokatsioon, kuna tegemist on Vene droonimeeste videoga, kus nad tabavad jalaväe positsioone. Nagu selles piirkonnas näete. Seega teame vähemalt arvutuste põhjal, et nad jõuavad 1, 2, 3 päeva pärast tegevust, et ukrainlased on selles piirkonnas endiselt kohal. Teiselt poolt on meil ka vastavad Vene geolokatsioonid. Need on geolokatsioonid, mille on teinud üksused, kes ütlevad, vaadake, me tabasime siin Vene üksusi. Seega räägime keskusest, sisuliselt linnast. Siin on tööstussektor. Et aimu anda, on tõendeid väga palju. Jah, võib-olla võis see olla ka M113, võib-olla
Itaalia päritolu, siin jälle Ukraina allikas geolokatsioon ütleb, et nad tabasid siin all droonidega Vene jalaväge. Nii et enam-vähem teame, et infiltreerumisrühmad on peaaegu igal pool. Vaadake vahemaid. Vasakul linnast, paremal linnast. Neid on väga palju. Ma tõin teile ühe näite, aga allikates leiate neid tõesti palju. Neid videoid, mille Ukraina üksused on avaldanud ja mis näitavad, kus nad võiklevad. Vene jalavägi. Ja ausalt öeldes, kui sul on Vene jalavägi paremal ja vasakul linnast, peaaegu keskel. See tähendab, et see on kaos, sellest on saanud linnaline kaos, kus tõenäoliselt iga tund muutub, kes mida hoiab. Aga see on kindlasti olukord, mis läheb halvemaks, sest see on vältimatu. Venelastel on rohkem jalaväge, mida sellistes tegevustes raisata. Niisiis, räägime sellest, mis võiks edasi juhtuda. Oletame, et venelased vajavad täielikuks puhastamiseks 2 kuud. Kui Kostjantinivka on vallutatud, siis kõige ilmsem oleks jõuda Oleksieva Druživkasse. Aga kuidas sinna jõuda? Ka siin ei ole ratsionaalsust ega ratsionaalsust. Kui me hakkame maad analüüsima, siis siin olen ma võtnud Playfra analüüsi, millega ma osaliselt nõustun, sest isiklikult ma ei läheneks sellele nii. Idas, seega Druživka taga. See on midagi, millest rääkisime Kapetiniga juba üle aasta tagasi. Kuid viimasel ajal on ukrainlased neid liine arendanud ja seetõttu häiriksid põhjast tulevat rünnakut Ukraina üksused külgedelt. Siis, kuna rääkisime, et üks tähtsamaid tegureid on kõrgendikud või mis tahes kõrgemas positsioonid, kuhu paigutada miinipildujad, droonid ja nii edasi. Jinne, Playfab, kas sa tead, kuidas venelased tavaliselt läheneda püüavad? Kasutades praktiliselt puude ridu, on rünnaku puhul tavaks ära kasutada põldude ääri, kus on puud, kraavid ja püüda niimoodi lähemale hiilida. Ausalt öeldes kaldun ma pigem lõpliku lahenduse poole, ütleme nii. Miks ma peaksin võtma Kostjantinivka ja lähenema Druživkale idast ja lõunast läbi põldude? Kui ma saan hoopis rünnata põhjast, kus on kogu künklik piirkond ja seega saan sealt positsiooni, mis võimaldab mul muuta Druživka kasutuks. Nii, näete, saab paremini aru, kuidas see tehtud on. Druživka, see on Druživka, need on ümbritsevad künkad. Kui venelased suudavad nendel küngastel sisse seada, ei pea nad Druživkat tee ääres rünnakuga võtma. Sest vahepeal on ka Oleksiev Druživka. Ja muide, et nagu näete, mida heledam värv, näiteks hele sinine, seda madalamal sa oled. Ma võin rahulikult võtta need künkad, kus on ka üks peamine tee. Ja sealt otse katkestada logistika, mis ühendab Druživkat Kramatorski ja Slovjanskiga, mis asuvad rohkem põhjas. Nii et minu arvates venelased suure tõenäosusega. Ma panin nooled lillaks. Ei tõuse üles. Kostjantinivkast kogu see linna piirkond kuni Druživkani ja muide, nagu näete, siin on ka oja. Suure tõenäosusega kasutavad nad võimalust Kostjantinivkast mööda minna. Tõusta üles mööda mägede serva, paigutuda siia üles ja muuta Druživka praktiliselt täiesti kasutuks kaitseseisukohast. Lõigates läbi Ukraina logistika põhja pool, usun, et ukrainlased teavad seda ja on seetõttu paigutatud ülalolevatele mägedele. Aga see paneb meid mõistma, et kui venelased võtavad Kostjantinivka, siis suure tõenäosusega aasta lõpuks hakatakse rääkima Kramatorski ja Slovjanski piiramisest. Seal muutuvad vahemaad tõesti väga väikesteks. Tänapäevaste droonide kauguste puhul oled sa justkui rindejoonel. Räägime vähem kui 20 kilomeetrist. Seega praegu üritavad ukrainlased seda olukorda aedlustada, sest ausalt öeldes neil pole eriti palju kindlustusi. Just selles piirkonnas üritavad nad paigaldada okastraati, Kramatorskis ja Slovjanskis. Neil on kõik kaitsesüsteemid olemas, aga just selles konkreetses augus, ütleme selles ruumi osas, Oleksievo ja Druživka vahel, ehk siis Kostjantinivkast kõrvale,
Võib-olla ei olnud nad arvestanud, et peavad äkitselt rajama kaitseliine just selles piirkonnas. Siin paigaldavad nad igale poole okastraati. On huvitav, et kui teeme paralleeli selle otseülekandega, mille me eelmine kord võimalike stsenaariumite kohta tegime. Donbass oli kindlasti Putini jaoks minimaalne eesmärk, et ta saaks vähemalt millegagi lahkuda. Ja see pole juhus, et praegu, kui nad ei tegutse kõigil rinnetel, püüavad nad oma ressursse ratsionaliseerida ja koondada just nendele eesmärkidele. Seega Kostjantõnivka, Siverski ja Limani piirkond. Need on praegu venelaste jaoks 3 kõige aktiivsemat rinnet ning suuri värskete jõudude saabumisi ei ole näha. Ei saa öelda, et nad avavad veel mõne teise rinde. Ma kasutan seda võimalust. Tänan ka sponsoreid, tänase õhtu sponsorit. Tuletan meelde, et tänase õhtu sponsor, härrased, on Incogni. Ja Incogni, see on teenus, mida ma pean väga kasulikuks, sest see võimaldab mulle end tüütutest asjadest vabastada. Kõik need neetud telefonikõned, mis mulle igast suunast tulevad. Jah, aitab, jah. Pealegi on nad nüüd veel tüütumaks muutunud, tead miks? Miks? Sest need on automaatkõned. Jah, kui varem oli vähemalt üks preili, kes küsis, vabandage, kas ma võin teid segada? Ei, vaadake, mind ei huvita. Nüüd on need kõik automaatkõned, nii et asi on hullemaks läinud. Nii et teiegi, nagu minagi, saate iga päev neid neetud rämpskirju, teenuseid, mida te ei mäleta nii kunagi kasutanud olevat. Robotkõnesid, eks? Ja mida nad teile pakuvad? Hinnad, pakkumised ja nii edasi. Ja te ei tea, kuidas te nende süsteemidesse või nimekirja sattusite. Teadke, et iga kord, kui registreerute mõnel veebilehel või tasuta teenuses, kui miski on tasuta, siis olete teie see toode. Nii et mida Incogni teeb? See on teenus, mis tegeleb teie isikuandmete eemaldamisega kõigilt andmevahendajate veebilehtedelt ja just selliste asjadega. Nii vähendab see teie andmete jäige, ütleme siis, internetis. Seda tehes aitab see teil sisuliselt nähtamatuks muutuda. Vähem andmeid internetis tähendab loomulikult väiksemat tõenäosust profiilide koostamiseks ja seega vähem telefonikõnesid, rünnakuid, õngitsuskatseid, pettusi ja nii edasi. Näete, Incogni erineb teistest selle poolest, et teie andmeid ei müüda, mis on suur eelis. Maksate natuke, tegelikult väga vähe. Kuna kui kasutate minu koodi, saate 60% soodustust, mis pole sugugi vähe. Juba niigi odava teenuse puhul saate veel 60% soodustust. Leiate lingi kirjeldusest, vestlusest, esile tõstetud kommentaarist ja lisaks toetate ka kanalit. Nii pidage meeles, kui teid ei leita, ei saa keegi teid tülitada, ei rohkem ega vähem. Mina kasutan seda ja saan vähem ummistavaid e-kirju ning palju vähem telefonikõnesid. Muide, ma tean, et paljud kasutavad seda ettevõtetes. Nii et aitäh neile, kes meid toetavad. Nagu näeme, on kogu Ukraina sõda koondunud vaid mõnele sektorile, sest inimressursid nii ühel kui teisel poolel ei ole enam endised. Droonisõda võtab üha enam võimust ja inimkaotused ei ole enam kummalegi poolele vastuvõetavad. Kas sa tead, mida nad rindel teevad? Zaporižja. Olgu, logistika, õhutõrje ja nomasaite hävitamine on tore. Aga kui sa tahad seda maad, siis lõpus läheb inimene sinna minema. Ja ausalt öeldes ma ei usu, et ukrainlased on olukorras, kus nad saaksid endale lubada isegi väikest pealetungi, kui see läbi kukuks. Nad on juba andnud, eks ole, 2023 aastal veel. Vaatame ka Vene tehnikat, kus nad kasutavad segajaid, sest Euroopas on selle kohta ka varasemaid näiteid. See ei ole esimene kord, kui me selliseid asju näeme. Muide, Ukraina oli katsepolügooniks infiltratsioonidele. Sandworm, Vene häkkerite klubb, tungis sinna 2017 aastal. 2018. ja 2019. aastal energiasüsteemi. Kas see tuletab teile midagi meelde? Muide, nad paigaldasid ka Trooja hobuse. Mida see tähendab? Nad ei lülitanud ainult Ukraina süsteemi välja, vaid panid sellega sisse. Ka viiruse, mis oleks hiljem aktiveerunud. Õigel ajal, nagu keegi ütleks. See kordus juba selles küsimuses.
aga kui nad võtavad need 2 piirkonda, kus nad algatavad initsiatiive, kas on mõtet rahu taotleda, kui nad jätavad osa teistest piirkondadest maha? Ei, nad ei jäta midagi maha, see ei ole nii, et nad jätavad end maha. Vastupidi, on isegi paradoks, et tehti seadus, millega öeldi, et need oblastid on Venemaa. Nii et kui sõda külmutataks, kui homme saabuks rahu, nii nagu me täna olukorras oleme, siis tehniliselt vastavalt venelaste tehtud seadusele on nemad need, kes loovutavad Ukrainale territooriumi. Nad tegid selle ise niimoodi, ärge pahandage minu peale. Seega ma ei usu, et nad peatuksid. Ma arvan, et nad püüavad ratsionaliseerida oma ressursse, et saavutada vähemalt Donbassi eesmärk ja päästa oma nägu. Tahtsin sult küsida selle asja kohta, mida ma lugesin ja mis on väga huvitav. Need venelased, need Roskomando omad, jah, need samad, kes mulle need kuulsad ähvardavad meilid saatsid, eks. Nad said aru, et see on probleem, kui nad tahavad teha riikliku VPN-i. Pamm! Ehk siis ennem olid sina probleem ja nüüd tahad teha riikliku VPN-i. Kas sa oled seda lugu lugenud? Sest mina leidsin selle tõesti, see muutub. See pole just kõige ausam asi maailmas. No, ärme avalda liiga palju asju, sest muidu, aga kui sa ei saa... sa saad ikkagi teada, kus inimesed asuvad, kus on IP ja kõik need asjad, sõltumata VPN-ist. Kõigil meie seadmetel, kõigil meie vidinatel on unikaalsed jäljed, mis on nii telefonis kui ka arvutis. Seega võib-olla saad panna uskuma. Aga selleks, et teha nimekiri või koostada nimekiri kõigist neist, kes kasutavad VPN-i ja siis näha. Ilmselgelt, jah. Aga ma ei usu, et see on nii tõhus. Paljudes kohtades, muide nii Iraanis kui ka paljudes teistes kohtades, on palju kogukondi, kes seda kasutavad. See on tehnoloogia, mille leiutas Twitteri looja John Dorsey ja selle nimi on BitChat, mis põhimõtteliselt kasutab Bluetoothi. Ja seega Venemaa repressioonid lõikavad arendajad ära GitHubist ja Pythonist. Okei. Jah, sellel pole eriti mõtet. Siin selgitame kuulajatele ainult 2 asja. Ja Python on kiil, mida kasutatakse, enamik arendajaid kasutab seda keelt koodi kirjutamiseks. GitHub on repositoorium, see tähendab suurt arhiivi, kus kõik, ka mina, omavad oma repositooriumi. Kus kõik, kes töötavad avatud lähtekoodiga tarkvaraga või tahavad teha vaba tarkvara, panevad selle üles ja sina saad selle alla laadida. Nii et väga tõenäoliselt erinevad forkid. Forkid, mis tähendab, et ma tegin sellest tarkvarast oma variandi ja nii edasi. Täpselt. Nii et tõenäoliselt tahavad nad kontrollida, kes asju alla laeb, sest avatud lähtekoodiga, eriti kui kasutad Linuxit ja nii edasi, saad sa üsna kergesti kontrollidest kõrvale hiilida. Ma leian, et see on, just Linux, Figma ja kõik muu selline. Aga venelased on väga osavad häkkerid, ma ei usu, et neil oleks isegi kasulik, sest miks peaks? Aga tõsine vene kogukond, mis on juba 30 aastat kuulus kõigi mängude, muusika ja kõige muu krakkimise poolest, neil pole sellega probleemi. Ma arvan, et see on pigem madalama taseme asi inimeste jaoks. Aga siin räägitakse arendajatega föderaalne reguleeriv asutus. Valitsus plaanib luua ühtse riikliku VPN-i Vene tarkvara arendajatele, kes on internetipiirangute tõttu kaotanud juurdepääsu välismaistele arhiividele. Vene fonde kutsuti kohtuma uue lahendusega, mis on loodud nende jaoks. Venelased ja hiinlased vajavad väga, et nad oleksid samas internetis nagu kõik teisedki. Vene rühmad, Lockbit. Varem oli üks, kelle nimi oli Konti, nüüd on ta nimi Rabnek. Neil on omamoodi frantsiis nagu McDonald's. Noormees ostab või saab kingituseks käsiraamatu, kuidas rünnata. Ja kasutab seda ründamiseks. Seega neil on väga vaja suhelda inimestega, kes on väljaspool Venemaad. Nad ei isoleeru. Need on lihtsalt kuulujutud, mida levitatakse. Nad on palju osavamad, kui nad tahavad näidata. On siiski naljakas näha, et need, kes lõid interneti tsensuuri, ütlevad nüüd, jah, aga nüüd vaatame tööriista, kuidas meie enda tsensuurist mööda hiilida. Aga miks sa siis tsensuuri ei kaota? Jah. Heida pikali, kuidas endale elu keeruliseks teha? Elu, eks? Liikudes keerulisest tarbetuni, see on tõesti tase,
aga neil on seda tõesti vaja ka arveldamiseks, nad teenivad tohutut raha, 8-9 miljardit dollarit aastas. Nad saavad selle valiku eest kõvasti raha. Te ei usu ju, et nad annavad selle mulle tasuta. Ma teen nalja. ei. Venemaa saab olema purjus. Ärge usaldage. Viimane pilk ja siis lähme magama. Kuidas tundub? Teised sektorid on enam-vähem uinunud. See tähendab, et Pokrovski on vallutatud, venelased on vallutanud Krešina. Ja viimase 1,5-2 kuu jooksul peale mõne väikese sissetungi pole midagi juhtunud. Tegelikult ei ole me isegi suuri roteerimisi registreerinud. Teine sektor, kus venelased on muutunud aktiivsemaks, on just see sektor, kus algselt olid ukrainlased. Viimastel kuudel olid nad põhjas. Osa territooriumist tagasi võtnud ja viimasel ajal on venelased hakanud natuke maad kindlustama Guljai poolest põhja pool. Arvestage, et nad on selle jõe ääres olnud juba 6-7 kuud ja viimasel ajal on näha mõningaid infiltreerumisi natuke sügavamale. See on rinne, kus Ukraina on läbi kukkunud. Ukrainlased püüavad külgedel probleeme tekitada, sest just selles rindel on ukrainlased nii paremal kui vasakul aktiivsemad. Mida see tähendab? Kui ühelt poolt rünnatakse Kamjansket Dnepri kaldal, siis teiselt poolt püütakse rünnata seda positsiooni, seda Vene positsiooni külje pealt. Nii et mida rohkem nad liiguvad Guljai poolest läände, seda enam seab võimalik põhjapoolne vasturünnak nende külje ohtu. Ukraina põhjapool paljastab nende külje. Need on sisuliselt ainsad 2 piirkonda, kus ukrainlased üritavad midagi ründavalt ette võtta. See on väga kohalik, kuid ma arvestan sellega, et ukrainlased on selles piirkonnas väga aktiivsed. Eriti tiival, seal kus venelased praegu survestavad. Ja nad on väga aktiivsed Kamjanska rindel. Kummalisel kombel on need just need rindelõigud, kus nad hävitavad kõik õhutõrjesüsteemid, kus droonid ründavad teed ja nii edasi. Kõige ründavamad liikuvad üksused ja nii edasi on selles piirkonnas. Ma ei usu, et nad teevad mingit erilist pealetungi või midagi sellist, aga sellel võib olla nii ründav kui ka kaitsev mõte. See tähendab, et see tekitab sulle nii palju probleeme, et sa pead jõude mujale suunama. Võtma jõude mujalt, et piirata Vene rünnakut Donetski piirkonnas. See võib olla alternatiiv tõelisele katsele midagi ründavat teha. Lihtsalt natuke kärbsepaberina toimida, eks. Püüda ligi meelitada. Seda, mida ei juhtunud. Ei juhtunud Kurskis. Kursk oli selgelt katse näha, kas venelased annavad kodumaa kaitsele prioriteedi teiste ründalade arvelt. Selle asemel otsustasid nad jutumärkides sellest mitte hoolida ja jätkata oma planeerimisega. Teades, et Ukraina väed ei oleks nagu nii saanud eriti kaugele minna, arvestades nende piiratud hulka. Seega oli see risk. Jutumärkides kalkuleeritud risk lisaks ilmselgele mainekahjule. Sest teisest maailmasõjast alates polnud keegi Venemaad tunginud. Sest nüüd ja ka teisest maailmasõjast alates polnud keegi Moskvat rünnanud. Aga ka see on huvitav näha, et seal on väga palju paralleele. Tegelikult on nemad neist paralleelidest väga huvitatud. Vene ja Ukraina maailmas, aga eriti just Vene maailmas, oli palju viiteid ja tsitaate suure Isamaa sõja kohta. See on pidev kinnisidee rääkida Isamaa sõjast. Seega on normaalne, et need paralleelid ja asjad jäävad alles. Neid võetakse ikka ja jälle ülesse. Nagu näiteks see, et nüüd on see kestnud kauem kui esimene maailmasõda, mitte ainult teine maailmasõda. Jaa, aga see on huvitav. Nii et härrased, ma ütleksin, et me oleme tänaseks praktiliselt kõik öelnud, mis öelda oli. Ja seega jätaksin teiega praeguseks hüvasti, ütleme nii, kuni saame peagi teiste teemade juurde tulla. Muide, StreamYard on minu jaoks ka täiesti vigane, nii et see on ka huvitav. Ära küsi, miks. Ära enam küsi, miks, vaata, ma pean uuesti ühenduma, et see asi lõpetada. Vaatame, kas see õnnestub.
ootame ja ta ilmselt ühendub uuesti praegu. ma arvan, et salvestus jätkub. vähemalt ma näed, siin sa oled jälle. nii, kas see oli siis tõsi? jah, me saame selle lõpetada, sest striimi ajal oli hulluks läinud. ei olnud, pidi olema. see pidi olema venelaste VPN, Mirko. venelaste VPN ei tööta eriti hästi, nõuanne. laske olla, ärge ostke võltsinguid. nii et suur tänu Ivanile, tänan teid kõiki, allikad leiate kirjeldusest ja loomulikult kohtume järgmisel nädalal, et uuendada koos Moreau, Capitini ja kõigi teistega. Head ööd! tere õhtust kõigile, head ööd!